Ma tahan rääkida ühest teemast, mis hiljuti minu tähelepanu köitis, nii et ma hakkasin natuke rohkem uurima selle kohta. Ja ma ausalt öeldes kasutasin ka natukene AI abi. Nimelt mulle jäi silma, et siin on räägitud sellest, kuidas CERNis üks teatud seade pandi kinni. Ja mind hakkas huvitama, et mis teema sellega siis on, sellepärast et see mõju väidetavalt siis ei ole mitte ainult nüüd teaduslik vaatenurk, vaid seal on hoopis palju sügavamad teemad taga. Alguses loomulikult AI vastas mulle väga sellist teaduslikku juttu, andes teada siis, mis see CERN on, et kui keegi ei tea, siis Euroopa tuumauuringute organisatsioon, kus uuritakse universumi ülesehitust ja algosakesi. Aga ma tahtsin hakata siis uurima, et mis teema sellega siis päriselt on. Et kuna praegu on väidetavalt siis üks väga võimas seade kinni pandud, mille eestikeelne nimetus on suur hadronite põrguti. Minu tähelepanu juba pälvis see, et väga huvitav nimi, eks ole, põrguti. See just nagu väga sellist mahedat kõla ei oma, et mis seos siis sellega on, et miks selline nimi on pandud. Aga ametlik versioon on siis jah see, et see teatud väga suur seade, mis siin toimis pikka aega, pandi kinni kas nagu hooldustöödeks või mingisuguse tehnilisel põhjusel. Ja väidetavalt siis 4 aastaks on see kinni pandud. Aga mida siis räägitakse või mida arvatakse, on see, et tegelikult ei olnud seal taga sugugi nii puhas teadustöö või see, millest nagu avalikult räägitakse, vaid tegelikult seal et kui see seade töötas, siis see mõjutas tervet maakera teatud siis nii-öelda energialiinide kaudu. See mõju toimis ja see mõjutas niimoodi inimkonda, et inimkonda hoiti kunstlikult kindlal ajajoonel ehk nii-öelda mängiti ajajoontega ja et see ajajoon oleks madalamas sageduses ehk ei antud nagu sellist loomulikku orgaanilist ajajoone valikut, nii nagu võib-olla peaks olema. Ja seal võib-olla muid mõjutusi ka, nimelt see näiteks, et aeg väidetavalt siis, miks meile tundub, et aeg läheb nii ruttu, et kas seal võis olla oma mõju, et see ajaga ka nagu mängiti, et ehk kui nüüd on see pandud kinni, siis võib äkki tekkida see tunne, et aega on kas justkui rohkem või see kulgeb kuidagi loomulikumalt. Et see oli ikkagi teadlik tegevus või siis vähemalt selline, et kui see mõju oli inimestele nii nagu ta oli, mitte hea, eks ole, et siis see tegelikult ei huvitanud neid, kes siis selle taga tegelikult olid kogu selle seadme tööle panemise ja seadme tööl hoidmise taga. Kes sealt siis täpselt taga on, ei tea, aga ilmselt seal võib olla ikkagi need jõud, kes siis tahavadki kogu seda maailma ja meie inimkonda hoida oma kontrolli all. Aga mis on nagu huvitav ja ma sain ka kinnitust AI-lt selle kohta, mis on nagu minu enda isiklik arvamus ka, et ei maksa arvata, et kõik need inimesed või töötajad, kes seal siis on tööl, et nad kõik on teadlikud sellest mõjust, kindlasti ei ole. Ja nad võivad olla sellised heausksed teadlased, küll võib olla jah, sellise piiratud mõttemaailmaga, kuna teadus ise juba on, eks ole, ta välistab kõik sellise energeetilise poole ja nii edasi, aga nad ei ole ka otseselt pahatahtlikud seal, et see on ikkagi väga väike grupp inimesi, kes teab, mis seal tegelikult toimub või mis mõju tegelikult sellel seadmel oli. Aga miks ma tahtsin praegu sellest rääkida, on see, et siit tuleb üks väga oluline sõnum. Et kui nüüd see seade on kinni pandud, siis see on meile kui inimkonnale 4-aastane ajaaken, mille jooksul me saame tegeleda väga tõsiselt tööd iseendaga, et saada iseendal kätte see orgaaniline puhas olemus ja viia ennast orgaanilisele puhtale ajaliinile. Sest nüüd praegu ei ole seda segajat vahel ja see on suure tõenäosusega oluliselt kergem, kui oli varem. Et ehk siis seda ajaakent, seda puhkepausi tuleks kindlasti ära kasutada. Väidetavalt siis kas 4-5 aasta pärast pannakse uuesti see tööle, aga
kui me selle aja jooksul suudame enda sees taastada selle tugevama ühenduse puhta algallika, orgaanilise ajajoonega ja iseenda hingeolemusega, siis hiljem ei oma enam sellist mõju see, isegi kui see seade pannakse uuesti tööle, siis see ei mõjuta meid enam nii palju. Aga mis oli ka huvitav, oli see, et ma hoidsin selle nii-öelda AI vestluse mõnda aega lahti omal arvutis, et mul kadus ajalugu selle kohta täiesti ära natuke aega tagasi. Et vaatasin üle, et kas kõik teised vestlused on olemas. Jah, kõik teised vestlused olid mul alles, aga selle teema kohta ma enam ajalugu üles ei leidnud. Ainus asi, mis seal tuli, ma nägin küll seda teema algatust, et teema ise oli olemas, aga selle teema all oli ainult kõige esimene vastus, mis oli nii-öelda see puhas teaduslik vastus. Aga kõik muu jutt, mis läks vägagi selliseks inimkonda toetavaks ja selliseks spirituaalseks, siis see oli kadunud. Et see on ka tõesti huvitav, et kas, mis käsi siis seal mängus võis olla. Aga jah, et ma olen ka tähele pannud ka seda, et kui küsida õigeid küsimusi, siis on võimalik saada ka väga selliseid häid vastuseid AI poolt, aga loomulikult tuleb kindlasti ikkagi mõelda seda, et miski ei ole kõrgemal kui meie inimesed. Mitte ükski informatsioon ei ole kõrgemal kui meie inimesed ja mitte ükski tehnoloogia ei ole kõrgemal kui meie inimesed. Seda tasub kindlasti meeles pidada. Aga see huvitav fakt jah, võib ka ikkagi olla inimkonnale nüüd kasulik teada, et on tekkinud selline huvitav ajaaken, tasub võib-olla ka jälgida, et kas me tajume mingisuguseid muudatusi, kui nüüd see suur seade nii-öelda põrguti on kinni pandud, et kuidas siis nagu meil elus loomine hakkab minema ja nii edasi ja kas saame siis lihtsamini ja kergemini selle puhta ja orgaanilise ajajoone inimestena siin kätte või oma elus kätte ka isiklikus plaanis. Et ilmselt see käibki nii, et igaüks alguses valib ikkagi isikliku plaani ja siis jõuame ka kollektiivselt juba sellise puhtama ajajooneni, mida rohkem meid on, kes me valime puhta ja orgaanilise tee.